Teine võimalus töö käigus otste peitmiseks. Võtan oma ringi sõrmedele ja süstikuniidi kerin siia ümber sõrme, et see niit jääks mul pingule. Nüüd ma võtan teise niidi ja kinnitan ta siia süstikuniidi külge. Lähen siit pealt, teen sellise sõlme ja teen sama sõlme teist korda veel. Natukene on siin vaja nikerdada. Näete, selline sõlm. Tõmban selle siia kokku. See sõlm peab jääma siin süstikuniidil jooksma edasi-tagasi. Ja nüüd alustan ringi sõlmimist. Ja näete, ma sõlmin kohe üle 2 niidi, nii et ma ei pea seda niidi otsa siin käsitsi nagu sebima edasi-tagasi. Kui mulle tundub, et mul on siin käte peal juba liiga vähe niiti, siis ma tõmban seda juurde nagu ikka. Ja kuna mul see teine niit siin sõlmede peal või siin süstikuniidi peal liigub, siis ma saan ta tagasi sirgu tõmmata. See sõlm on hea hoida siin niimoodi tihedalt. Teeme paar sõlme veel. Selle meetodi eelis on see, et terve ringi või kaare ulatuses jookseb topeltniit. Et see kinnitus on võib-olla tugevam ja tulemus on ühtlasem. Ja eriti hea on seda kasutada, kui teil keset tööd niit on otsa saanud ja on vaja jätkata. Kui mul on ringi sõlmed tehtud, oletame, et mul ringi peal rohkem sõlme ei ole, siis ma võtan selle sõlme siit lahti ja tõmban ringi kokku. Ma võin selle pika niidi otsa veel siit teisest otsast sikutades siia niimoodi ära peita, et mul ei ole pärast vaja midagi ka lõigata. Tõmban siia kokku ja natukene peab pingutama ka siit. Nüüd ma keeran ringi teistpidi ja hakkan tegema kaart. Võtan oma kaareniidi sõrmele ja kordan seda sama võtet. Süstikult tuleva niidi korraks kerin siia ümber sõrme ja teen siia 2 libisevat sõlme. Ja alustan kaare sõlmimist. Kui mu kaar on valmis, siis ma võtan siit selle sõlme lahti. Pingutan ja võin selle siit otsast ära lõigata. Ettevaatust, et te midagi vale siit ära ei lõika. Ja saan edasi minna ringi sõlmimisega. Mul on kõik otsad peidetud.